Lewis Carroll, Alice Simedemaal, esimene peatükk, Jänese augus. Alice oli hakanud tüdinema, istudes oma õe kõrval jõe ääres, ilma et tal oleks olnud midagi teha. Kord või paar piilus ta raamatusse, mida õde luges, kuid seal ei olnud pilte ega vestlusi. Mis kasu on raamatust, mõtles Alice, kui seal pole ei pilte ega juttu. Oli palav päev ja Alice tundis end unisena. Ta mõtles, kas viitsib korjata karikakraid pärja tegemiseks, kui äkitselt jooksis temast mööda valge jänes, kellel roosad silmad särasid. See polnud iseenesest väga kummaline, kuid kui jänes ütles, oh heldus, ma jään hiljaks, ja võttis vesti taskust välja taskukella, mida ta silmas, ja seejärel edasi tormas, see pani Alice'i tegutsema. Sellist asja polnud ta kunagi varem näinud. Jänes taskukella ja vestiga. Täis uudishimu tormas ta talle järel üle põllu ja jõudis õigel ajal, et näha, kuidas jänes kadus suure jäneseaugu sisse heki alusesse. Hetke mõtlemata hüppas Alice talle järele. Auk oli sügavam, kui ta arvas. See laskus otse kui tunnelina ja pöördus siis järsku allapoole. Ja enne kui Alice taipas peatuda, kukkus ta juba sügavikku. Kukkumine tundus kestvat igavikku. Kas auk oli väga sügav või tema langus väga aeglane, aga tal oli aega ümbrust uurida. Aukude seintel nägi ta riiuleid ja pilte, mõnel pool ka kaarte. Ühelt riiulilt möödudes haaras ta marmelaadipurgi, mille sildil seisis apelsini marmelaad, kuid kahjuks oli see tühi. Ta ei tahtnud seda lihtsalt maha visata, et mitte kedagi all vigastada, ja asetas selle mööda minnes riiulile tagasi. Küll on veider kukkumine, mõtles Alice. Küllap jõuan ma välja kuskile maailma teise otsa, kas võib-olla Austraaliasse või Uus-Meremaale. Ta püüdis ette kujutada, milline vestlus tal võiks sealsetega olla, kui ta küsiks. Palun väga, proua, kas see on Austraalia või Uus-Meremaa? Samal ajal teades, kui veidralt see kõlaks. Vahepeal muutus Alice uniseks ja hakkas endamisi pobisema. Kas kassid söövad nahkhiiri? Kas kassid söövad nahkhiiri? Vahel asendas seda küsimusega, kas nahkhiired söövad kasse, sest ta ei osanud sellele kuidagi vastata. Just siis, kui ta hakkas und nägema, kuidas ta jalutab koos oma kassi Tiinaga ja küsib talt, kas ta on kunagi nahkhiirt söönud, kukkus ta kuhugi alla. Ta maandus haiget saamata pehme lehekuhja peale. Ta tõusis kiiresti püsti ja vaatas ringi. Ta leidis ennast pikast madalast saalist, mida valgustasid lambid. Saalis oli palju uksi. Alice proovis igat ust, aga kõik olid lukus. Siis märkas ta väikest klaasist lauda, mille peal oli väike kuldvõti. Ta lootis, et see avab mõne ukse, aga kahjuks oli võti liiga väike. Siis märkas ta väikest ust madala kardina taga. Ta proovis võtit ja see sobis, kuid uks oli nii väike, et ta ei mahtunud sellest sisse. Ta vaatas ukse vahelt läbi ja nägi imekaunist aeda, mille rohelised muruplatsid, lilled ja purskkaevud nägid välja just kui unenäost. Kui vaid saaksin sinna sisse, ohkas Alice. See oleks tõesti imeline. Ta läks tagasi klaaslaua juurde ja leidis sealt väikese pudeli sildiga joo mind. Ta uuris pudelit ettevaatlikult ja kuna seal polnud midagi ohtlikku märgitud, otsustas ta proovida. Pärast paari lonksu hakkas Alice kahanema, kuni ta oli umbes 25 sentimeetri pikkune. Ta rõõmustas, sest see tähendas, et ta võiks nüüd uksest läbi minna imelisse aeda. Aga kui ta ukseni jõudis, taipas ta, et oli võtme klaaslauale unustanud ja ta ei ulatunud enam ülesse. Teine peatükk, pisarate tiik. Küll on kõik täna veider, ütles Alice endamisi.
eile oli veel kõik täiesti normaalne. Kas midagi on juhtunud minuga öö jooksul? Ma mõtlen, kas ma võisin kuidagi kellekski teiseks muutuda? Kas ma olen ikka veel mina? Ta proovis meenutada, kas teab ikka kõiki neid asju, mida peaks teadma. Ta harjutas korrutustabelit ja geograafiat, kuid tulemused polnud julgustavad. Ta arvas, et võib-olla on ta hoopis Meibel, üks tüdruk, kes ei teadnud peaaegu midagi ja kellega ta end kunagi võrrelda ei tahtnud. Kui ma olen tõesti Meibel, siis ei jää mul muud üle, kui elada tema eluga, kuid ma ei taha elada vaeses majas ja õppida nii vähe ja mitte omada mänguasju. Ei, ma ei jää siia. Kui nad ei saa aru, et mina olen mina, siis ma jään siia maa alla. Vahet pole, nemad ei saa mind peatada. Selleks ajaks oli ta täiesti unustanud, et alles äsja oli ta väga suureks kasvanud ja nüüd püüdis ta end taas väiksemaks muuta. Ta võttis maast üles lehviku, mille jänes oli maha pillanud ja lehvitas endaga natuke. Koheselt hakkas ta taas kahanema. Väga veider, see lehvik teeb mind väiksemaks, ütles Alice. Ta viskas lehviku kiirelt minema, kartes, et ta võib täiesti kaduda, kui sellega liialdab. Ja tõepoolest, ta oli nüüd just parajalt väikene, et pääseda läbi väikese ukse. Kuid seekord oli tekkinud uus probleem. Kui Alice astus ukse poole, libises äkitselt ja plartsatas mingisse soolasesse vette. Esmalt arvas ta, et sattus merre, kuid peagi taipas, et see oli hoopis tema enda pisaratest moodustunud tiik. Need, mida ta oli nutnud siis, oli hiiglaslikult suur. Küll on narr, ütles Alice. Nutta niimoodi ennast pisaratesse ja siis sinna sisse uppuda. Ujudes tiigis ringi, märkas ta hiirt, kes samuti oli vette sattunud. Alice püüdis temaga rääkida, kuid hiir ei vastanud. Kus on mu kass? Ta proovis ka prantsuse keelest. Ue ma chat, mis peale hiir ehmatas ja hakkas Alice'ist eemal ujuma. Vabandust, hüüdis Alice kiiresti. Ma ei tahtnud sind ehmatada. Ära palun pahanda, et mainisin oma kassi. Meil on väga armas kass nimega Diina. Kassid, sisistas hiir ärritunult. Meie hiired vihkame kasse. Nojah, muidugi, pobises Alice. Seda oleksin pidanud teadma. Peagi ilmus tiiki veel mitmeid loomi. Bart, Dodo, papagoi ja veel mõni veider loom, kes kõik olid sattunud samasse olukorda nagu Alice. Nad olid jäänud kinni tema nutetud pisaravette, ujuti koos kaldale. Kui kõik olid saanud veest välja, märkas Alice, et seltskond on päris kirju ja üsna märg. Ja nüüd tekkis uus probleem. Kuidas kuivatada end ära? 3. peatükk, kihutusjooks ja pikk jutt. Nad olid kõik üsna märjad ja väsinud ning esimene küsimus, mis arutusele tuli, oli, kuidas nad saaksid uuesti kuivaks. Nad pidasid nõu ja mõne aja pärast tundus, et nad kõik pöörduvad Dodo poole, nagu oleks tal kõige rohkem autoriteeti. Dodo ütles, parim viis kuivaks saamiseks on korraldada üks kihutusjooks. Mis asi see on, küsis Alice, kellel oli kogu mõiste võõras. Ja kuidas selline võistlus käib? Dodo ei vastanud kohe, kuid hakkas mõtlikult ringi tambuma, sõrme suus hoides, nagu üritaks midagi väga keerulist meelde tuletada. Lõpuks ta lausus. Kihutus või mis iganes parim viis on see, et me kõik jookseme korraga, igas suunas ja alustame millal iganes soovime ning lõpetame siis, kui tahame. Pole mingit algust ega lõppu. Aga kes siis võidab? Küsisid kõik korraga. Kes? Kordas Dodo. Ta jäi mõttesse. Ma arvan, kõik võidavad ja kõik peavad auhinna saama. Aga kes auhindu annab? Küsisid loomad. Kõik pöördusid korraga Alice'i poole. Alice ei osanud kohe midagi öelda. Ta pani käe taskusse
ja tõi sealt välja väikese kommikoti. Õnneks ei olnud soolasesse pisarate tiiki kukkudes kõik kommid veel ära sulanud. Ta jagas need laiali, igaüks sai ühe. Aga mis auhind sulle jääb, küsis Toodo. Oh, mina ei taha midagi, ütles Alice tagasihoidlikult. Ei, hüüdsid kõik, sa pead ka auhinna saama. Toodo vaatas tõsiselt ringi ja küsis, kas kellelgi on midagi anda. Kõik raputasid päid. Seejärel ütles Toodo tähtsalt, Alice, pista käsi taskusse ja vaata, kas sul seal midagi veel on. Alice otsis ja leidis sealt sõrmkübara. Toodo võttis selle pidulikult vastu ja ulatas Alice'ile. Me anname sulle selle sõrmkübara, auhinnaks võidu eest. Alice oli liiga viisakas, et hakata protesteerima, kuigi see kõik tundus talle väga tobe, kuid kõik tundsid end väga tähtsana ja olid tulemusega rahul. Vahepeal oli hiir muutunud üsna rahutuks. Ta tundis, et temast ei peeta enam eriti lugu. Nii et kui auhindade jagamise lärm oli lõppenud, ütles ta Alice'ile üsna pahuralt. Kas sa tahad nüüd lõpuks kuulata mu lugu? Oo jah, palun räägi edasi, vastas Alice kiiresti. Me olime just jõudnud 5. käänakuni, eks ole? Ei olnud, hüüdis hiir teravalt. Ma pole veel kordagi maininud ühtegi käänakut, sa ei kuulanud üldse. Alice jäi väga häbelikuks ja ütles alandlikult. Vabandust, see oli vist midagi saba kohta ütlemas. Hiir pomises midagi ja hakkas rääkima järgmist lugu, seekord väga eriskummalisel viisil. Tema jutt keerdus kujundlikult sabakujuliseks. Öelge, kohtunik, te ei näe, et see kass on minu järel. Ta jälitab mind ööd ja päeva ja karjub. Vaata, rott või räbal. Sa eksid, ütleb ta. See kass on lihtsalt kuri. Ma jälgin teda kogu aeg ja tema sabast kinni tirin. Ei, mina olin see, kes läks. Ei, sina jäid ja mina jooksin. Nad vaidlevad ja kaklevad ja lõpuks kaob mõistuski. Sa ei kuulanud ikka veel, pahandas hiir, kui Alice vaikselt itsitas. Vabandust, ütles Alice, aga mulle tundus, et su jutt keerles päriselt sabana. See nägi nii naljakas välja. Sa solvad mind, sisistas hiir ärritumalt ja tõusis püsti. Sellise mõttetu jutuga tuled sa minu juttu segama. Ma ei tahtnud, ütles Alice kurvalt, aga sa oled nii kergesti solvuv. Tead, hiir ainult urises vastuseks ja hakkas minema. Palun ära solvu, hüüdis Alice. Tule tagasi ja lõpetama jutt. Teised ühinesid palvetega, kuid hiir raputas ainult pead ja kadus peagi silmist. Kahju, et ta läks, ütles Loori. Vana krabi lisas. Näed, laps, see on sul õppetunniks. Ära kaota rahu. Oh, ema, ütles noor krabi. Isegi Austril saaks kannatus otsa, kui sa teda nii õpetaksid. Soovin, et Tiina oleks siin, ohkas Alice. Kes on Tiina? Küsis Loori. Tiina on meie kass, vastas Alice rõõmsalt, elevil võimalusest oma lemmikust rääkida. Ta püüab hiiri nii hästi, et ei kujuta ette ja lindude püüdmisel on ta lihtsalt imeline. Ta sööb väikese linnu ära kiiremini, kui sa jõuaksid piiks öelda. See jutt tekitas seltskonnas tõelise segaduse. Mõned linnud lendasid kohe minema. Üks vana harakas hakkas end hoolikalt salli mässima, pomisedes. Ma pean kiiresti koju minema. Öine õhk ei mõju mu kurgule hästi. Kanaarilind kutsus oma tibusid. Tulge nüüd, mu kallid, aeg on magama minna. Nii hakkasid kõik eri ettekäänetel lahkuma ja peagi jäi Alice täiesti üksi. Oleksin ma vaid Tiinast rääkimata jätnud, ohkas Alice kurvalt. Keegi siin ei armasta teda ja ometi on ta maailma parim kass. Oo, mu kallis Tiina, kas ma sind kunagi veel näen? Selle peale puhkes Alice jälle nutma. Ta tundis end väga üksiku ja kurvana. Mõne aja pärast kostus aga kaugusest tuttavat paterdamist. Alice vaatas üles, lootuses, et hiir on ehk ümber mõelnud ja tuleb tagasi oma juttu lõpetama.
4. peatükk, väike pill. See oli valge jänes, kes hiilis tasa-tasa tagasi ja vaatas murelikult ringi, justkui oleks midagi ära kaotanud. Ta pomises endamisi. Hertsoginna, hertsoginna, oh mu käpad, oh mu karvad ja purrud. Ta laseb mul pea maha võtta, see on kindel. Kus küll ometi ma need ära kaotasin? Alice taipas kohe, et jänes otsib oma kindaid ja käsipuudrit. Ta hakkas neid ka ise otsima, kuid kõik oli muutunud pärast ujumist pisaratiigis. Suur saal, klaasist laud ja väike uks olid kadunud. Kui jänes Alice'i märkas, ütles ta vihaselt. Marianne, mis sa siin logeled? Jookse koju ja too mulle kohe mu kindad ja käsipuuder. Kiiresti nüüd. Alice oli nii kohkunud, et jooksis ilma midagi ütlemata minema. Ta ei hakanud isegi selgitama, et ta ei ole Marianne. Ta pidas mind oma teenijaks, mõtles Alice. Kui ta teada saab, kes ma tegelikult olen, saab ta kindlasti üllatuse osaliseks. Aga no, parem toon ta asjad ära, kui ma need üles leian. Peagi jõudis ta väikese puumajani, mille ukse peal oli messingist silt V. jänes. Alice sisenes, läks otse üles teisele korrusele ja jõudis tuppa, kus akna ees laual olidki kindad ja käsipuuder. Samal laual seisis ka väike pudel sildita. No, kui sellel isegi pole silti, joo mind, mõtles Alice, siis ma ikkagi proovin. Tavaliselt juhtub midagi, kui ma siin midagi söön või joon. Ehk saan lõpuks jälle normaalseks. Nii ta võttis väikese lonksu ja üsna kohe hakkas ta kasvama, kiiremini kui kunagi varem. Kui ta pool pudelit oli ära joonud, oli ta juba lae all. Ta pidi põlved kõverasse tõmbama ja küünarnukkidega vastu seina suruma, et kuidagi ära mahtuda. See on täiesti piisav, ütles Alice endamisi. Ma ei taha enam kasvada. Hea, et ma üldse veel toas püsin. Kuid kahjuks ei jäänudki talle rohkem ruumi. Ta ei saanud enam liikuda, ainult sõrmi natukene liigutada sai. Ja ta hakkas juba muretsema, mis saab edasi, kui keegi teda siit leiab. Mis küll minuga nüüd juhtub, pomises ta. Majast ma küll enam välja ei mahu. Võib-olla jään igaveseks siia kinni. Palju hullem kui jänese käest pragada saada. Vahepeal kuulis ta trepist tuttavat häält. See oli jänes, kes otsis oma asju ja pomises. Marianne, kust paganama kohas sa küll oled? Too kohe mu kindad. Siis kostis jalgade trampimist. Jänes oli teel üles. Alice sattus paanikasse ja karjus nii valjult, kui ruum lubas. Ma olen siin, ära tule sisse, ma olen väga suur. Jänes jäi vait. Siis kostis akna juurest kraapimist ja peagi ilmus sinna kellegi käsi, mis üritas sisse ulatuda. See peab lõppema, ütles Alice otsustavalt ja virutas käele kõva hoobi. Käsi kadus kohe aknast ära ja ta kuulis karjatust, seejärel vaikust. Varsti kostis jänese hääl väljas. Bill, Bill, kuhu sa kadusid? Tule siia üles ja vaata, mis seal toas on. Kostis segast kähnust ja siis madal hääl. Ma tulen, aga kas see on ohutu? Oh, ära plära, roni lihtsalt üles ja vaata, mis seal toimub. Alice kuulis, kuidas keegi ronis katusele ja peagi nägi ta akna ääres väikest sisalikku, Billi. Alice ootas, kuni ta pea oli täiesti akna sees ja andis sellele tugeva lükke. Bill kadus silmist ja kostis kukkumisel müts. Väljast kostis lärmi, segadust, kisakõri, keegi hüüdis. Bill, kas sa elad veel? Teine hääl vastas. Ta on nagu varemgi, aga midagi tuleb ette võtta. Me ei saa teda sinna igaveseks jätta. Järgnes vaikne arutelu ja siis hüüti. Tooge koorem kive. Oh ei, mõtles Alice. Kas nad viskavad mind kividega surnuks? Aga järgmisel hetkel lendasid aknast sisse väikesed kivikesed, mis maandusid põrandale ja imelik küll,
hakkasid muutuma väikesteks koogikesteks. kui ma söön ühe neist, äkki see muudab mind jälle väikseks, arvas Alice ja pistis tüki suhu. mõju oli kohene, ta hakkas kiiresti kahanema ja oli peagi jälle piisavalt väike, et toast välja pääseda. ta jooksis kiiresti uksest välja ja leidis end peagi vabana rohu sees, teiste loomade eest peidus. see oli küll ohtlik, peaksin nüüd mõneks ajaks väga ettevaatlik olema, mõtles Alice, kui ta aeda jooksis. ta läks edasi läbi metsa, teadmata kuhu ta suundub, kuid otsustanud, et ta peab uuesti oma õige suuruse leidma ning selgitama välja, mis imelik maailm see üldse on. 5. peatükk. Tõuk annab nõu. Alice kõndis mööda metsa ja mõtles. kõigepealt pean ma tagasi saama oma õige pikkuse ja teiseks leidma tee sinna ilusasse aeda. see on parim plaan, mis ma suudan välja mõelda. ta vaatas ringi, otsides midagi, mis võiks aidata tal tagasi normaalseks muutuda, kui märkas suurt seent. selle ülaosa ei olnud näha, nii et ta tõusis kivarvule ja vaatas üle ääre. seene peal istus suur sinine tõuk, kes suitsetas rahulikult vesipiipu. ta istus sirgelt, käed rinnal risti ja puhus aeglaselt suitsurõngaid, ilma et Alice'ile pilkugi heidaks. mõnda aega vaatasid nad teineteist vaikides. lõpuks võttis tõuk vesipiibu suust ja küsis aeglaselt, kes sina oled? see ei olnud väga julgustav algus vestlusele. Alice vastas pisut kohmetunult. Ma ei tea, härra, vähemalt mitte praegu. hommikul ma veel teadsin, aga sellest ajast alates olen ma mitu korda muutunud. mida sa sellega mõtled? küsis tõuk karmilt. selgita ennast. ma kardan, et ma ei suuda, vastas Alice, sest ma ei ole enam mina ise, vähemalt mitte kogu aeg. ma kasvan ja kahanen järjest ja see ajab mul pea sassi. Tõuk ütles vaikselt. sa ei oleks ise ka rahul, lisas Alice, kui ühel hetkel oleksid sa paar sentimeetrit pikk ja järgmisel juba 2 meetrit. mina küll oleksin, vastas tõuk rahulikult. Alice ei osanud sellele midagi vastata. Nad vaikisid jälle. lõpuks küsis tõuk. nii et sa arvad, et sa oled muutunud? kardan küll, härra, vastas Alice. ma ei mäleta enam hästi isegi asju, mida ma teadsin. näiteks ma ei suuda enam luuletusi korralikult ette kanda. katsu siis mõnda ette lugeda, käskis tõuk. Alice proovis, kuid kõik tuli välja täiesti valesti. tõukus ei lõbustanud mitte üldsegi. lõpuks küsis Alice ettevaatlikult. kas sa ei võiks mulle öelda, kuidas ma saaksin tagasi oma normaalse pikkuse? üks seene külg teeb sind pikemaks, teine külg teeb sind lühemaks, vastas tõuk ja hakkas uuesti vesipiipu tõmbuma. üks seene külg, mis külg, küsis Alice. seene, ütles tõuk lihtsalt ja roomas rahulikult alla seene küljest, kadudes rohtu. Alice jäi üksi. ta vaatas seent ja mõtles, kuidas ma tean, kumb külg mida teeb. ta murdis ettevaatlikult väikese tüki kummastki servast ja proovis neist kõigepealt vasakpoolset. kohe tõmbus ta kokku. tema keha kahanes ja lõug vajus vastu rinda. ta võttis ruttu ka teise tüki ja hakkas taas kasvama. pärast mõningaid katsetusi õnnestus tal leida tasakaal ja ta jäi umbes meetri kõrguseks. nüüd tunnen end paremini, ütles Alice. nüüd võiksin edasi minna ja proovida leida tee aeda. kui ta metsast väljus, nägi ta väikest maja ja selle ees umbes meetri pikkust punast jalameest. ta otsustas, et on targem natuke väiksemaks saada, enne kui uksele läheb, ning murdis taas seene küljest pisut tüki. 6. peatükk. Siga ja pipar. mõne aja pärast seisis Alice väikese maja ees ja vaatas selle uksele, mõtiskledes, mida edasi teha. just sel hetkel jooksis metsast välja punases vormis jalamees, kelle nägu meenutas kala
ja koputas ärevalt uksele. Ukse avas teine jalamees, kelle nägu oli nagu konn ja silmad suured ning unised. Kalasarnane jalamees ulatas talle suure kirja ja ütles tõsisel toonil: hertsoginnale, kuninga kutse kroketimängule. Konnapoiss kordas sõnumit teises järjekorras: kutsub hertsoginna kuninglikule kroketimängule. Siis kummardasid nad teineteise ees nii sügavalt, et parukad peaaegu kokku põrkasid ning kalajalamees kadus metsa. Konnapoiss jäi ukse ette istuma, silmad taevas. Alice lähenes ja koputas. Pole mõtet koputada, ütles konnapoiss. Uks on seestpoolt liiga lärmakas, keegi ei kuule nagunii. Majast kostis tõepoolest pidevat kolinat, aevastamist ja kopsatusi, justkui loobitaks taldrikuid. Kuidas ma siia sisse saan, küsis Alice. Üldiselt tee, mis tahad, vastas konnapoiss ja hakkas end vaikselt ninalt vilistama. Alice otsustas, et rohkem temalt midagi kuulda pole loota ja avas ukse ise. Ta astus sisse paksu vürtsika suitsu sisse. Toa keskel istus hertsoginna, süles aevastav beebi ning köögi ääres keetis kokk suurt supipotti, mille sisu oli nii vürtsikas, et õhk lausa kipitas ninas. Terve tuba oli täis piprauru. Beebi aevastas vaegpidamata, hertsoginna samuti. Ainukesed, kes ei aevastanud, olid kass ja kokk. Kass istus kaminaserval ning irvitas laialt. Alice vaatas kassi ja küsis viisakalt: vabandage, miks teie kass naeratab? See on Cheshire'i kass, seepärast ta naeratab, vastas hertsoginna. Ma ei teadnudki, et Cheshire'i kassid suudavad kogu aeg naeratada, ütles Alice. No siis sa ei tea midagi ja see on fakt, vastas hertsoginna. Siis viskas kokk äkitselt supipoti suunas hulga pipart, mille tagajärjel kõik hakkasid taas aevastama. Alice püüdis rääkida, aga pidi mitu korda järjest ise ka aevastama. Hertsoginna viskas lapsele midagi, mis nägi välja nagu kulp ning karjus: hoia see pea paigal. Beebi ulgus. Hertsoginna näppis ta nina ja raputas last edasi-tagasi. Kui keegi lapsega niimoodi käituks, mõtles Alice endamisi, võetaks ta kohe kohtu alla. Kokk viskas nüüd hertsoginna ja lapse suunas taldriku, mis vihises otse nende peade vahelt mööda. Hertsoginna ei teinud teist nägugi, aga Alice kükitas ruttu eemale. Ma soovin, et ta pipra ära jätaks, ütles Alice. Sellest võib inimene päriselt haigeks jääda. Hertsoginna pöördus tema poole ja ütles äkitselt: kas sa tead, mis on moraal? Ei tea, ütles Alice. Kõigil on oma moraal, kui oskad selle ainult leida, ütles hertsoginna rahulolevalt. Sel hetkel haaras hertsoginna beebi kaenlasse ja viskas ta jõuga Alice'ile sülle. Ma pean minema kuninga kroketimängule, ütles ta. Hoiad edasi nii kaua. Ja järgmisel hetkel oli ta kadunud. Alice jäi üksi beebiga, kes kõõksus, väänles ja kisas. Tema nina oli nina otsani piprane ning ta tõmbles igas suunas. Vaene laps, ütles Alice. Kui ma ei hoiaks sind nüüd kinni, muutuksid sa mingiks. Ta jäi mõttesse. Beebi kriiskas väga põikpäiselt ja kriimsutas nina nii veidralt, et Alice tundis midagi kummalist. Kas sa muudad ennast seaks, küsis ta. Beebi andis veel ühe kriiskava häälituse ja tõepoolest, tema nina muutus kärsaks ning selg tõmbus kaarjaks. Sa oledki põrsas, ütles Alice lõpuks ning pani lapse õrnalt maha. Beebi tõmbus hetkeks korra veel kössi, siis kargas nelja käpkile ja jooksis metsa, nagu polekski kunagi olnud inimene. Alice vaatas talle järele ega tundnudki enam eriti kahju. Oleks ta inimesena kasvanud, oleks tast väga inetu laps tulnud, ütles ta. Aga põrsana on ta üsna kenake. Siis pöördus ta tagasi maja poole ja märkas, et kaminaserval istuv Cheshire'i kass oli ikka veel seal, endiselt sama lai irve näol.
7. peatükk. Maja ees suure puu all oli kaetud suur laud. Selle taga istusid teed joomas märtsijänes ja kübarsepp. Üks metsnugis magas nende vahel ja nad toetusid sellele küünarnukkidega, nagu see oleks padi, ning rääkisid üle selle pea. Väga ebamugav peab see nugisele olema, mõtles Alice, aga kuna ta magab, siis ilmselt ei pane ta tähelegi. Laud oli suur, aga 3 olid kõik kokku surutud ühte nurka. Pole ruumi, hüüdsid nad, kui Alice'it nägid. Ruum on küllaga, ütles Alice nördimusega ja istus suurele tugitoolile laua ühte otsa. Võta veini, ütles märtsijänes julgustavalt. Alice vaatas üle laua, aga seal polnud midagi peale tee. Ma ei näe ühtki veini, ütles ta. Seda polegi, ütles märtsijänes. Siis polnud eriti viisakas seda pakkuda, ütles Alice vihaselt. Polnud eriti viisakas ka kutsumata laua taha istuda, ütles märtsijänes. Ma ei teadnud, et see on teie eralaud. Ma näen, et kohti on rohkem kui 3. Su juuksed vajavad lõikamist, ütles kübarsepp. Ta oli Alice'i pikalt uudishimulikult vaadanud ja need olid tema esimesed sõnad. Te peaksite õppima mitte tegema isiklikke märkusi, ütles Alice teravalt. See on väga ebaviisakas. Selle peale hakkas kübarsepp silmi pärani avama, aga ta ütles ainult, miks on kaarnas nagu kirjutuslaud. Nüüd läheb lõbusaks, mõtles Alice. Ma olen väga rõõmus, et nad on hakanud mõistatusi esitama. Ma arvan, et suudan selle ära arvata, lisas ta valju häälega. Kas sa mõtled, et sa tead vastust, küsis märtsijänes. Täpselt nii, ütles Alice. Siis peaksid sa ütlema, mida mõtled, jätkas märtsijänes. Seda ma teen, vastas Alice kiiresti. Vähemalt mõtlen, mida ütlen. See on peaaegu sama asi. Sugugi mitte sama, hüüdis kübarsepp. Siis võiksid sa sama hästi öelda, et ma näen, mida söön. On sama kui ma söön, mida näen. Võid sama hästi öelda, lisas metsnugis, kes tundus ärkavat ja hakanud unes rääkima. Et ma hingan, kui magan. On sama, mis ma magan, kui hingan. Sinu puhul on see tõepoolest sama, ütles kübarsepp. Ja sellega vestlus katkes ning seltskond istus mõnda aega vait. Alice püüdis meelde tuletada, mida ta kunagi kaarnate ja kirjutuslaudade kohta teadis, mis polnud just palju. Äkitselt muutus kübarsepp rahutuks. Mis kuupäev täna on, küsis ta, pöördudes Alice'i poole ja võttes taskust välja kella. Ta vaatas seda rahutult, raputas seda aeg-ajalt ja hoidis kõrva ääres. Alice mõtles natuke ja ütles 4. 2 päeva valesti, ohkas kübarsepp. Ma ütlesin sulle, et või ei sobi mehhanismile, lisas ta vihaselt märtsijänesele. See oli parim või, vastas märtsijänes alandlikult. Jah, aga sinna oli kindlasti ka puru sattunud, urises kübarsepp. Sa ei pidanud seda leivanoaga sisse toppima. Märtsijänes võttis kella ja vaatas seda süngelt. Siis kastis ta selle oma teetassi ja vaatas uuesti, aga teil ei tulnud midagi paremat pähe, kui korrata oma eelmist märkust. See oli tõesti parim või, tead küll. Alice oli väga uudishimulik seda vaatamas. Kummaline kell, ütles ta. See näitab kuupäeva, aga mitte kellaaega. Miks peakski, omises kübarsepp. Kas sinu kell näitab aastat? Muidugi mitte, vastas Alice kiiresti. Aga see sellepärast, et ta jääb pikaks ajaks samasse aastasse. Mis on täpselt minu kella puhul, ütles kübarsepp. Alice oli täiesti segaduses. Kübarsepa märkus tundus talle mõttetu, kuid ometi rääkis ta selges keeles. Ma ei saa päris täpselt aru, ütles ta nii viisakalt kui suutis. Metsnugis magab jälle, ütles kübarsepp ja valas talle natuke kuuma teed nina peale. Metsnugis raputas kannatamatult pead ja ütles silmi avamata. Muidugi, just seda ma ise tahtsingi öelda. Kas oled mõistatuse vastavuse ära arvanud, küsis kübarsepp, pöördudes jälle Alice'i poole. Ei, loobun, ütles Alice. Mis on vastus?
mul pole õrna aimugi, ütles kübarsepp. Mul ka mitte, ütles märtsijänes. Alice sohkas väsinult. Te peaksite aega paremini kasutama, ütles ta. Selle asemel, et mõistatusi esitada, millel pole vastust. Kui sa tunneksid aega nii hästi kui mina, ütles kübarsepp, sa ei räägiks temast kui see, ta on tema. Ma ei saa aru, mida sa mõtled, ütles Alice. Noh, kui sa ainult tead, kuidas laulu alustada, jätkas kübarsepp, siis ma tean, kuidas seda lõpetada. Ta on väga eriline olend. Ühel märtsikuul, just enne kui see siin, ta osutas märtsijänesele, hulluks läks, andsin ma südamete kuningannale kontserdi. Pärast esimest salmi läks kuninganna püsti ja karjus. Ta tapab aega, lõigake tal pea maha. Kuidas jubedalt metsik, hüüdis Alice. Sellest ajast peale, jätkas kübarsepp kurvalt. Ei tee aeg minu heaks enam midagi. Alati on kell 6. Alice'il välgatas peas mõte. Seepärast on siis nii palju teetaldrikuid laual, küsis ta. Jah, just seepärast, ohkas kübarsepp. Alati on teeaeg ja meil pole aega tasse vahepeal pesta, nii et liigume lihtsalt ümber laua. Aga mis juhtub, kui te jõuate jälle algusse, julges Alice küsida. Kas me ei võiks teemat vahetada? Katkestas märtsijänes haigutades. Ma olen sellest tüdinud. Ma teen ettepaneku, et Preili räägiks meile loo. Kahjuks me ei oska ühtki, ütles Alice hirmunult ettepaneku peale. Siis räägib metsnugis, hüüdsid nad mõlemad. Ärka, metsnugis, ja nad näpistasid teda mõlemalt poolt korraga. Metsnugis avas aeglaselt silmad. Ma ei maganud, ütles ta kähiseva nõrga häälega. Ma kuulsin iga sõna, mida te rääkisite. Räägi meile lugu, ütles märtsijänes. Palun tehke seda, palus Alice. Ja tee ruttu, lisas kübarsepp. Muidu magad jälle. Elas kord 3 väikest õde, alustas metsnugis väga kiiresti ja innukalt. Nende nimed olid Elsi, Leisi ja Tilli ja nad elasid kaevu põhjas. Mida nad seal sõid, küsis Alice, kes alati tundis suurt huvi söögi ja joogi vastu. Nad sõid melassis hiirupit, ütles metsnugis pärast natuke mõtlemist. Seda ei saa, ütles Alice sõrnalt. Nad oleksid haigeks jäänud. Nad olidki, ütles metsnugis. Väga haiged. Alice püüdis natuke ette kujutada, milline võiks olla nii eriskummaline elu. Aga see oli liiga segane, nii et ta jätkas. Aga miks nad elasid kaevu põhjas? Võta veel teed, ütles märtsijänes Alice'ile väga tõsiselt. Ma pole veel üldse saanud, vastas Alice solvunult. Ma ei saa võtta veel. Sa mõtled, et sa ei saa vähem, ütles kübarsepp. Väga lihtne on võtta rohkem kui mitte midagi. Keegi ei palunud sinu arvamust, ütles Alice. Kes teeb nüüd isiklikke märkusi, küsis kübarsepp võidukalt. Alice ei osanud sellele midagi vastata. Ta valas endale teed ja võttis võileiva ning pöördus siis metsnugise poole. Aga miks nad elasid kaevu põhjas? Metsnugis võttis jälle natukese aega mõtlemiseks ja ütles siis, see oli melassi kaev. Sellist asja pole olemas, hakkas Alice vihaselt. Aga kübarsepp ja märtsijänes tegid ja metsnugis ütles nördinult, kui sa ei oska viisakalt käituda, võid loo ise lõpetada. Ei, palun jätka, ütles Alice väga alandlikult. Ma ei katkesta enam. Võib-olla ongi üks selline. Üks tõepoolest, ütles metsnugis väga solvunult. Ta siiski jätkas. Nii siis, need 3 väikest õde, nad õppisid asju tõmbama. Mida nad siis tõmbasid, küsis Alice täiesti unustades oma lubaduse. Melassi siirupit, ütles metsnugis seekord ilma mõtlemata. Ma tahan puhast tassi, katkestas kübarsepp. Liigume kõik ühe koha võrra edasi. Ta liikus rääkides ja Alice järgnes vastumeelselt. Märtsijänes liikus kübarsepa endisele kohale ja metsnugis võttis märtsijänes koha. Kübarsepp oli ainuke,
kes midagi võitis kohavahetusega. Alice'il oli palju halvem koht kui varem, sest märtsijänes oli just oma piimapoti laua peale valanud. Alice ei tahtnud Metsnugist jälle solvata, nii et ta alustas väga ettevaatlikult. Ma ei saa päris aru, kuidas nad said melassisiirupit tõmmata. Sa võid tõmmata vett kaevust, ütles kübarsepp, nii et sa peaksid saama tõmmata melassisiirupit melassikaevust või mis? Aga nad tõmbasid seda siiski. Aga nad olid kaevus, ütles Alice Metsnugisele. Kuidas nad siis said? Nad tõmbasid kõike, mis algab M tähega, ütles Metsnugis, nagu hiirelõksud ja kuu ja mälu ja paljusus. Kas oled kunagi näinud, kuidas joonistatakse paljusust? Tegelikult, ütles Alice, olles väga segaduses. Ma arvan, et te peaksite pigem küsima. Ei, sina räägi, ütles kübarsepp. Ei kuula sind, ma räägin sulle loo. Ei, palun räägi edasi, ütles Alice Metsnugisele. Ei ole mingit palun, ütles Metsnugis ja tõusis solvunud püsti ning kõndis minema. Alice vaatas talle natuke aega kurvalt järele, siis ütles märtsijänese kübarsepp. Ärka, Metsnugis, ja näpistasid teda mõlemalt poolt. Ma ei saa enam midagi, ütles Metsnugis viimases hädas ja magas edasi. Igatahes, jätkas ta. Nad tõmbasid kõike, mis algab M-iga. Ma ütlen, et seda ei saa teha, hüüdis Alice. Sa lihtsalt jutustad. Metsnugis haigutas ja hõõrus silmi ning ütles, muidugi ma tean. Mis sa arvad, miks ma räägin? Alice vaikis. Metsnugis jälle. Nad tõmbasid kõike, mis algab M-tähega, nagu mõistatused, mäed ja mõõk ja mälestused, ütles kübarsepp. Ja nad elasid melassi peal, jätkas Metsnugis. Nad sõid ja jõid ainult melassi. Aga nad oleksid haigeks jäänud, ütles Alice. Nad olidki väga haiged, ütles Metsnugis. Alice püüdis natuke aega ette kujutada, millist elu, aga see oli liiga segane, nii et ta küsis. Aga mida nad tegid, et aega veeta? Nad õppisid tõmbama, ütles Metsnugis, ja nad tõmbasid kõike, mida nad nägid. Aga nad nägid ainult melassi, ütles Alice. Ei, ütles Metsnugis, nad nägid ka 11. Alice sohkas kergendanult. See on juba parem. Kell oli vahepeal lakanud üldse tiksumas. Lugu on läbi, ütles kübarsepp ja jäi täiesti vait. Alice tõusis väga ettevaatlikult püsti. See oli kõige rumalam teepidu, kus ma olen elus olnud, ütles ta ja kõndis minema. Keegi ei pannud tähele tema lahkumist. Kui ta tagasi vaatas, nägi ta, et nad üritavad Metsnugist tee kannu toppida. Sellesse lõksu ma enam kunagi ei satu, ütles Alice, kui ta metsa astus. Just sel hetkel märkas ta, et ühel puul on uks, mis viib otse puu sisse. See on väga kummaline, mõtles ta, aga täna on kõik kummaline. Ma arvan, et võin sisse minna ja ta läks. Ta leidis end jälle pikast koridorist ja nägi väikest klaaslauda. Nüüd läheb paremaks, ütles ta endamisi ja võttis kuldvõtme ning avas ukse aeda. 8. peatükk. Kuninganna kroketiväljak. Kuninganna uhke roosiaed oli just värava juures. Seal oli 3 aednikku. Nad olid pikad lapikud kaardid. Risti 2, risti 5 ja risti 7 ja nad värvisid hoolega valgeid roose punaseks. Alice arvas, et see on väga imelik ja läks lähemale vaatama. Enne kui ta jõudis nendeni, kuulis ta ühte neist ütlevat. Vaata ette 5, ära pritsi mulle värvi kaela. Ma ei saanud midagi parata, ütles 5 pahurusega. 7 tõukas mulle küünarnukiga vastu. Selle peale vastas 7. No kuulge, 5, alati sa süüdistad teisi. Parem oleks, kui sa vaikiksid, ütles 5. Alles eile kuulsin, kuidas kuninganna ütles, et sa väärid pea maha raiumist. Mille eest? Küsis see, kes oli esimesena rääkinud. See ei ole sinu asi 2, ütles 7. On küll tema asi, ütles 5. Ja ma räägin talle ära.
see oli selle eest, et ta tõi kokale tulbisibulaid, mitte sibulaid. 7 viskas pintsliga ja oli just alustamas. Noh, kõigist ebaõiglustest maailmas, kui ta märkas Alice'it, kes seisatas ja kuulas. Teised 2 vaatasid samuti ringi ja kõik 3 kummardasid sügavalt. Kas te palun ütlete mulle, ütles Alice natuke arglikult, miks te värvite neid roose? 5 ja 7 ei olnud midagi, vaid vaatasid 2. 2 alustas sosinal. Tegelikult, Preili, see pidi olema punaste rooside peenar, aga me istutasime kogemata valged. Kui kuninganna avastab, laseb ta meid kõiki pea maha raiuda. Teate küll, nii et me mõtlesime, et enne kui ta tuleb, proovime hommikul. Just sel hetkel hüüdis 5, kes oli ärevalt üle aia vaadanud. Kuninganna, kuninganna ja 3 aednikku heitsid end kohe pikali näoga maha. Kuulda oli samme ja Alice vaatas ringi. Väga uudishimulik, et kuningannat näha. Esiteks tuli 10 sõdurit, kes kandsid labidaid. Nad olid täpselt samasugused nagu aednikud. Lapikud ja ristkülikukujulised, käed ja jalad nurkades. Järgmiseks tuli 10 õuedaami, kõik kaunistatud ruutudega. Nad kõndisid 2 kaupa, käsi käes. Siis tulid kuninglikud lapsed, neid oli 10 ja väikesed armsad tulid lustlikult hüpates, käsi käes 2 kaupa, kõik südametega. Järgnesid külalised, enamasti kuningad ja kuningannad ja nende seas tundis Alice ära valge jänese. Ta oli närviline ja ärev, naeratas kõigele, mis ette juhtus ja möödus Alice'ist tähele panemata. Siis tuli risti äss, kes kandis kuninga krooni peas, punasel sametpadjal ja selle uhke protsessiooni lõpus tuli ristide kuninganna ja ristide kuningas. Alice ei teadnud kindlalt, kas ta peaks heitma näoli maha nagu aednikud, aga ta ei mäletanud, et oleks kunagi kuulnud sellisest reeglist protsessioonide puhul. Ja mis kasu oleks protsessioonist, mõtles ta, kui kõik peaksid heitma näoli maha ega näeks midagi. Nii ta jäi seisma ja ootas. Kui protsessioon Alice'ini jõudis, peatusid kõik täiesti ja vaikselt ja vaatasid teda ja kuninganna ütles rangelt. Kes see on? Ta ütles seda ristiässale, aga äss ainult kummardas ja naeratas vastuseks. Idioot, ütles kuninganna, raputades kannatamatult pead ja Alice'ile pöördudes jätkas. Mis on su nimi, laps? Minu nimi on Alice, kui lubate, teie majesteet, ütles Alice väga viisakalt, aga ta mõtles endamisi. Tegelikult on nad ju ainult kaardipakk, ma ei pea üldse kartma. Ja kes on need, ütles kuninganna, osutades 3 aednikule, kes lamasid ümber roosipõõsa, sest kuna nad olid näoli maas ja seljal olev muster oli kõigil kaardil ühesugune, ei saanud ta aru, kas nad on aednikud, sõdurid, õuedaamid või tema lapsed. Kust ma peaksin teadma, ütles Alice, üllatudes oma julguse üle. See ei ole minu asi. Kuninganna punastas vihast ja vaatas teda nagu metsloom ning karjus. Raiuge tal pea maha, raiuge. Täielik jama, ütles Alice väga valjult ja otsustavalt. Ja kuninganna jäi vait. Kuningas pani käe tema õlale, ütles arglikult. Mõtle järele, mu kallis, ta on ju ainult laps. Kuninganna pöördus temast vihaselt eemale ja ütles ässale. Pööra nad ümber. Äss tegi seda ettevaatlikult 1 jalaga. Tõuske üles, ütles kuninganna läbi lõikva häälega ja 3 aednikku hüppasid kohe püsti ja hakkasid kummardama kuningale, kuningannale, kuninglikele lastele ja kõigile teistele. Lõpetage sellega, karjus kuninganna, mul hakkab pea ringi käima. Ja siis roosipeenrale vaadates jätkas. Mida te siin tegite? Kui lubate, teie majesteet, ütles 2 väga alandlikult, 1 põld maha laskudes. Me püüdsime, ma näen, ütles kuninganna, kes oli vahepeal roose uurinud. Raiuge neil pea maha. Ja protsessioon liikus edasi, jättes maha 3 sõdurit neid hukkama. Aednikud jooksid kohe Alice'i juurde varju otsima. Teilt ei raiuta pea maha, ütles Alice ja pani nad kiiresti suurde lillepotti, mis seal seisis. 3 sõdurit,
käisid natuke ringi ja siis liitusid rahulikult ülejäänud protsessiooniga. Kas nende pead on maha raiutud, karjus kuninganna. Nende pead on kadunud, kui lubate, teie majesteet, ütlesid sõdurid vastuseks. Väga hästi, ütles kuninganna. Kas sa kroketit oskad mängida? Sõdurid vaatasid vaikselt Alice'ile. Küsimus oli ilmselgelt talle. Jah, hüüdis Alice. Siis tule kaasa. Ja Alice liitus protsessiooniga. Väga huvitav, mis edasi saab. Ilus ilm, kuulis ta argliku häält kõrvalt. See oli valge jänes, tema teine külg. Väga, ütles Alice. Kus on hertsoginna? Pst, ütles jänes vaikses, kiirustavas sosinas. Ta vaatas ärevalt üle õla, tõusis siis varvastel ja sosistas Alice'i kõrva. Ta on surma mõistetud. Mille eest? Küsis Alice. Kas sa ütlesid, mis kahju? Küsis jänes. Ei öelnud, ütles Alice. Ma ei arva, et see on üldse kahju. Ma ütlesin, mille eest. Ta lõi kuningannale vastu nägu, ütles jänes sosinal. Alice vilistas. Raiuge tal pea maha, karjus kuninganna nii valjult kui suutis. Kõik jooksid korraga eri suundadesse, komistades üksteise otsa, aga minuti või paari pärast olid nad jälle korras ja mängu ei salata. Kroketiväljak oli imelik. Kõik oli ainult mügarikud ja vaod. Elavad siilid olid pallid, elavad flamingod olid mailad ja sõdurid pidid end kahekesi kokku voltima, et käpuli seista ja et olla väravad. Alice'i meelest oli väga raske hoida flamingot õiget pidi. Ta painutas end tavaliselt ümber tema kaela ja jäi seal, vaadates teda oma suurte silmadega, kuni Alice'il õnnestus pea pihta saada. Aga vaevalt jõudis Alice siili pihta lüüa, kui see keerutas end lahti ja roomas minema. Lisaks oli veel see, et siil, keda ta tahtis lüüa, oli alati just sügavas vaos ja Alice pidi sellele järele jooksma, samal ajal kui flamingo püüdis alati tema käest põgeneda. Ja kuna kõik mängijad mängisid korraga ja vaidlesid ja tülitsesid väravate pärast, karjus kuninganna pea kogu aeg. Raiuge tal pea maha või raiuge sel pea maha. Alice hakkas tundma end väga ebamugavalt. Tõsi, ta polnud veel kuningannaga tüli norinud, aga ta teadis, et see võib juhtuda iga hetk. Ja mis siis minust saab, mõtles ta. Siin on nad kohutavalt kiired pea maha raiumisega. Imelik, et üldse keegi elus on. Ta otsis võimalust põgeneda ja mõtiskles. Kuidas saaks märkamatult minema lipsata, kui ta äkki märkas õhus imelikku nähtust. Esialgu oli ta täiesti hämmeldunud, aga pärast minut paarist vaatamist taipas ta, et see on naeratus, ja ütles endamisi. See on Cheshire'i kass. Nüüd on mul kellegagi rääkida. Kuidas sul läheb? Ütles kass, niipea kui suu oli piisavalt nähtav, et rääkida. Alice ootas, kuni ka silmad ilmusid, siis noogutas. Pole mõtet temaga rääkida, mõtles ta, kuni kõrvad kohal on, või vähemalt üks neist. Järgmise minuti jooksul ilmus kogu pea ja siis istus Alice murule ja ütles. Kuidas sul läheb? Küsis kass. Noh, kuidas mäng läheb? Ma arvan, et nad ei mängi üldse ausalt, alustas Alice natuke kaebleval häälel. Ja nad tülitsevad nii kohutavalt, et keegi ei kuule oma sõnagi ja reeglid tunduvad olevat täiesti segased. Ja siilid roomuvad kogu aeg minema ja see on nii imelik, et väravad liiguvad ringi. Oi, ja ma just astusin kuninganna siilile peale. Mis sa tema mängust arvad? Küsis kass. Ma üldse ei saa temast aru, ütles Alice. Ta on nii äärmiselt kiire pea maha raiumise peale, et on imestada, kuidas keegi üldse alles on. Kas sa tahad teda näha? Küsis kass. Väga tahaksin, ütles Alice. Ma näitan sulle, ütles kass ja kadus. Alice ei olnud selle üle üllatunud. Ta oli juba harjunud, et juhtuvad imelikud asjad ja kui ta veel vaatas kohta, kuhu kass oli kadunud, ilmus see äkki jälle. Muide, mis sai beebist, küsis kass.
Ma oleks peaaegu unustanud küsida. Ta muutus seaks, ütles Alice rahulikult, justkui oleks kass tulnud tagasi kõige loomulikumal viisil. Ma arvasin, et nii läheb, ütles kass ja kadus jälle. Alice ootas natuke, lootis, et ta tuleb tagasi, aga ta ei tulnud ja mõne minuti pärast hakkas ta kõndima sinna, kus nad mängisid kroketit. Siin peab olema kõik kuningad ja kuningannad, mõtles ta, ja enamik neist on juba pea maha raiutud. Ta oli just otsustanud, et kui ta kohe kedagi ei leia, kellega rääkida, läheb ta aiast välja, kui ta jälle nägi Cheshire'i kassi, kes istus puuoksal. Muide, mis sai nendest sõduritest, küsis Alice. Pead maha, karjus kuninganna. Ma ei taha enam mängida, ütles Alice. Nagu tahad, ütles kuninganna ja naeratas, mis oli nii lai, et ulatus kõrvast kõrva. Ja sellega lõppes mäng. Kuninganna ütles, kõik need, kellel on veel pea õlgadel, võivad lahkuda ja kõik, kellel pea veel alles oli, läksid minema. Alice jäi üksinda koos Cheshire'i kassiga. Kass, ütles Alice. Ma tahaksin sinult midagi küsida. Küsi, ütles kass. Kas sa tead, kuidas siit välja saada? See sõltub sellest, kuhu sa tahad minna, ütles kass. Mul on ükskõik kuhu, ütles Alice. Siis on ükskõik, kuidas sa lähed, ütles kass. Kui ma ainult kuhugi jõuaksin, lisas Alice selgituseks. Oh, sa jõuad kindlasti kuhugi, ütles kass, kui sa ainult piisavalt kaua kõnnid. See tundus Alice'ile nii ilmne, et ta ei osanud midagi selle peale öelda. Seepärast küsis ta hoopis, missugused inimesed siin elavad? Selles suunas, ütles kass, viibutades parema käpaga, elab kübarsepp ja selles suunas, viibutas teise käpaga, elab märtsijänes. Külastada võid keda iganes, mõlemad on hullud. Aga ma ei taha minna hullude juurde, märkis Alice. Oh, seda sa ei saa vältida, ütles kass. Siin on kõik hullud. Mina olen hull, sina oled hull. Kus sa tead, et mina olen hull, küsis Alice. Sa pead olema, ütles kass. Muidu sa ei oleks siia tulnud. Alice ei arvanud, et see üldse midagi tõestas. Siiski jätkas ta. Ja kus sa tead, et sina oled hull? Alustuseks, ütles kass. Koer ei ole hull. Selles nõustud? Eeldan, et jah, ütles Alice. No, siis, jätkas kass. Sa näed, koer uriseb, kui ta on vihane ja liputab saba, kui ta on rõõmus. Mina urisen, kui olen rõõmus ja liputan saba, kui olen vihane. Seega olen ma hull. Mina nimetan seda nurrumiseks, mitte urisemiseks, ütles Alice. Nimeta nagu tahad, ütles kass. Kas sa mängid täna kuningannaga kroketit veel? Väga tahaksin, ütles Alice, aga mind pole veel kutsutud. Sa näed mind seal, ütles kass ja kadus. Alice ei olnud selle üle eriti üllatunud. Ta oli juba nii harjunud imelike asjadega, kui ta veel vaatas kohta, kus kass oli olnud. Ilmus see jälle. Muide, mis sai beebist, küsis kass. Ma oleks peaaegu unustanud. Ta muutus seaks, ütles Alice. Ma arvasin, et nii läheb, ütles kass ja kadus lõplikult. 9. peatükk, hertsoginna lugu. Noh, lõpuks ometi rahuldab, ütles hertsoginna, kui Alice temaga jälle kokku sai. Ta oli istunud kroketiväljaku lähedal 3-jalalisel taburetil ja nägi välja peaaegu sõbralik. Alice oli aga nii rõõmus, et leidis kellegi, kellega rääkida, et ei hakanud kohe kartma, kuigi hertsoginna nägu oli ikkagi väga inetu. Teil on täiesti õigus, ütles Alice viisakalt. Siin on nii palju imelikke asju, et ma peaaegu ei tea enam, mis on rahuldav ja mis mitte. Hertsoginna surus oma terava lõua Alice'i õlale, mis oli üsna ebamugav, ja alustas. Moraal sellest on, armasta ligimest nagu iseennast. Või äkki, lisas ta kohe, hoia oma meel rahulikuna ja hinga nina kaudu. Ma ei mäleta täpselt, aga igal asjal on oma moraal, kui sa ainult oskad seda leida. Te leiate neid väga kergesti, ütles Alice natuke ettevaatlikult. Hertsoginna naeratas, mis oli veelgi inetum kui tema tavaline nägu. Ma harjutan kogu aeg
ütles ta. Ma leian moraali kõigest. Võib-olla seepärast nad teiega ei tülitsegi, mõtles Alice valjusti. Hertsoginna haaras selle kohe kinni. Sa imestad, miks ma ei pane kätt sul ümber talje, küsis ta. Põhjus on, et ma kahtlen su flamingo temperamendis, aga kui ma paneksin mõlemad käed ümber, siis ta tegi näo, nagu oleks see mõte liiga ilus, et seda välja öelda. Mõlemad käed, hüüatas Alice, aga siis ei jääks ühtki kätt, millega lüüa. Sa oled juba ise kogu aeg löönud, ütles hertsoginna. Sa kukkusid läbi peegli, lükkasid kuninga ja kuninganna malelaualt maha ja nüüd tahad veel flamingosidki peksta. Alice hakkas naerma. Ma ei tea, millest te räägite, ütles ta. Ma pole kunagi malelaual olnud. Hertsoginna vastas. Moraal sellest on, ole kes sa oled või lihtsamalt öeldes, ära kunagi kujutle end olevat midagi muud kui see, mis teistele sinu arvates tundub, et sa oled või võiksid olla olnud. Muidu oleksid sa võinud olla see, mis sa poleks pidanud olema. Ma arvaksin, et ma saaksin sellest paremini aru, ütles Alice väga viisakalt, kui ma näeksin seda kirjas. Ma ei suuda seda kõike peas hoida. See pole midagi selle kõrval, mida ma suudan kirja panna, kui tahan, ütles hertsoginna rõõmsalt. Just sel hetkel tuli kuninganna nende juurde ja karjus juba kaugelt. Räägi aeglasemalt või ma raiun sul pea maha. Hertsoginna muutus kahvatuks ja kadus kohe. Alice jäi üksi kuningannaga. Mis sul hertsoginnaga asja oli, küsis kuninganna. Ta õpetas mulle moraale, ütles Alice. Moraalid on ohtlikud asjad, ütles kuninganna. Raiuge kõigil moraalidel pea maha. Aga kuna keegi ei teadnud, kus moraalide pead üldse otsida, jäi kõik vaikseks. Siis ütles kuninganna Alice'ile. Mine ja too hertsoginna siia, ma tahan temaga rääkida. Alice läks ja leidis hertsoginna köögist. Ta aruvannis istumas ja last kiigutamas. Köök oli täis pipart ja aevastamist. Palun, ütles Alice natuke arglikult. Ta ei teadnud päris täpselt, kas on viisakas alustada palun hertsoginnaga. Kuninganna tahab, et te tuleksite. Hertsoginna aevastas ütles, aevastamine on parem kui viha. Moraal, kui sa ei saa olla armastatud, ole kardetud. Beebi oigas valjult ja Alice vaatas teda ärevalt. Ära oiga, ütles hertsoginna beebile. Oigamine on ebaviisakas. Siis laulis ta talle hällilaulu, raputades teda iga rea lõpus kõvasti. Võta laps, karjus hertsoginna Alice'ile ja viskas beebi talle sülle. Ma pean minema kuningannaga kroketit mängima. Ta tormas köögist välja. Kokk viskas järele praepanni, aga mööda. Alice hoidis beebit vaevaliselt. See oli imelik kuju. Käed ja jalad igas suunas, nagu meritäht, mõtles Alice. Vaene pisike nuuksus ja aevastas vaheldumisi, nii et Alice'il oli väga raske teda üldse käes hoida. Kui ta lõpuks leidis õige viisi lapse hoidmiseks, see oli nagu sõlmida end ümber tema kaela ja jalgade vahele. Viis teda õue, värske õhu kätte. Kui ma teda kaasa ei võta, mõtles Alice, tapavad nad ta kindlasti päeva 2 jooksul. Kas ma peaksin ta siia jätma? Oleks see nagu mõrv. Ta ütles need sõnad valju häälega ja väike olend urises vastuseks. Ära urise, ütles Alice. See pole üldse viisakas väljendusviis. Beebi urises jälle ja Alice vaatas väga ärevalt tema nägu, et näha, mis lahti on. Kahtlemata oli tal väga üles pööratud nina, pigem nagu koon kui päris nina. Ka silmad olid pisikesed ja imelikud. Alice'ile ei meeldinud lapse välimus üldse. Äkki ta ainult nuuksus, ütles ta ja vaatas jälle, kas silmist tulevad pisarad. Ei, pisaraid polnud. Kui sa kavatsedki seaks muutuda, kallis, ütles Alice tõsiselt, siis ma ei hooli sinust enam üldse, pea meeles. Vaene pisike oigas jälle või urises, raske oli vahet teha ja nad kõndisid mõnda aega vaikides. Justkui Alice hakkas mõtlema, mis ma küll selle olendiga peale hakkan, kui see äkki veel kord valjult urises, nii et Alice hirmunult maha vaatas.
Seekord polnud enam kahtlust, see oli päris siga ja Alice tundis, et oleks päris mõttetu seda edasi kanda. Ta pani väikese olendi õrnalt maha ja tundis suurt kergendust, kui nägi, kuidas see rahulikult metsa poole trügis. Kui ta oleks suureks kasvanud, ütles Alice endamisi, oleks temast saanud kohutavalt inetu laps. Aga seana on ta päris kena. Ja ta hakkas meenutama teisi lapsi, kellest oleks saanud suurepärased sead, ja ta oli just ütlemas, kui ainult teaks õiget viisi, kuidas neid muuta. Kui ta natuke ehmatas, leides Cheshire'i kassi istumas päris lähedal puuoksal. Kass ainult naeratas või nägi Alice'it. Ta nägi välja heatahtlik, mõtles Alice. Siiski olid tal väga pikad küünised ja palju hambaid, nii et temaga pidi ikkagi ettevaatlik olema. 10. peatükk. Homaaride kvadrill. Mereäärne õhk oli soe ja soolane. Alice seisis Cheshire'i kassi kõrval liival, vaadates, kuidas kilpkonn Quasi ja Gryphon mööda kallast lonkisid. Kilpkonn Quasi nägi väga kurb välja, kuigi ta suu oli kõrvuni. Ta ohkas sügavalt ja ütles käheda häälega. Kas oled kunagi varem homaaride kvadrilli näinud? Ei, ütles Alice. Mis tants see on? See on kõige ilusam tants maailmas, ütles Gryphon. Esmalt moodustad rea mööda merekallast, 2 rea, hüüdis kilpkonn Quasi. Homaarid, kilpkonnad, lõhed ja kõik muu. Siis viskad sa homaarid, ta viskas kätega õhku, nii kaugele merre kui suudad. Jõud neile järele, karjus Gryphon, tees väikese hüppe. Siis vahetad sa homaari teise vastu, jätkas kilpkonn Quasi aeglaselt. Ja viskad jälle, karjus Gryphon. Siis, tead sa, jätkas kilpkonn Quasi. Pöörad ümber, ujud tagasi randa ja see ongi esimene figuur, ütles ta lõpuks ja lasi oma värisevad käed longu, istus liivale ja vaatas merd täis pisaraid. Kui ma oleksin kunagi nii noor olnud, ütles Alice mõtlikult, ma oleksin tahtnud seda õppida. Ma õpetasin seda kunagi, ütles kilpkonn Quasi, johkas sügavamalt kui kunagi varem. Kas sa tahad, et ma laulaksin teile ühe laulu sellest? Väga palun, ütles Alice nii innukalt, et Gryphon ütles natuke solvunult. Maitsed on erinevad. Laula talle kilpkonna suppi, vana poiss. Kilpkonn Quasi hingas sügavalt sisse ja oli just alustamas, kui kaugelt kostis hüüe. Kohtuistung algab. Tule, karjus Gryphon ja haaras Alice'i käest ning tormas minema, ilma et oleks oodanud laulu lõppu. Mis kohtuistung? Jooksis Alice hingeldades kõrval. Ristiässa kohtuasi, ütles Gryphon. Tule kiiremini. Ja ta lendas edasi, samal ajal lauldes. Kiiremini, kiiremini, aeg ei oota. Kohtu ees on vaja olla. Alice ei saanud aru, miks nad nii kiirustavad, aga ta jooksis nii kiiresti, kui suutis. Varsti jõudsid nad kohale. 11. peatükk. Kes varastas pirukad? Kuningas ja kuninganna istusid troonidel. Ümberringi oli tohutu rahvamass. Linnud, loomad ja terve kaardipakk. Ristiäss seisis ees, käed raudus, sõdurid mõlemal poolel. Valge jänes seisis kuninga kõrval, käes trompet ja hoidis teises käes suurt pärgamenti. Täpselt keset saali seisis laud, millel oli suur vaagen pirukaid. Need nägid nii hästi välja, et Alice tundis nende peale tõelist nälga. Loodan, et nad lõpetavad kiiresti ja pakuvad suupisteid, mõtles ta. Aga selleks ei paistnud mingit lootust olevat, nii et ta hakkas ringi vaatama, et aega veeta. Ta polnud kunagi varem kohtusaalis käinud, aga ta oli raamatutest lugenud ja oli üsna rahul, kui nägi, et tunneb kõiki asju õigete nimedega ära. See on kohtunik, ütles ta endamisi, sest tal on suur parukas. Kohtunik oli muide kuningas ise ja kuna ta kandis krooni peal parukat, ei tundunud see üldse mugav ja kindlasti mitte eriti viisakas.
ja see on vandemeeste pink, mõtles Alice. Ja need 12 olendit, need peavad olema vandemehed. Ta kordas seda sõna endamisi 2-3 korda, sest arvas, et see on üsna uhke sõna. Ja tõesti, vähesed väikesed tüdrukud tema vanuses oleksid teadnud selle tähendust, aga žürii oleks ka sobinud. 12 vandemeest kirjutasid väga usinalt tahvlitele. Mida nad seal teevad, sosistas Alice Grüffonile. Nad ei saa ju midagi üles kirjutada, enne kui asi algab. Nad kirjutavad oma nimesid, sosistas Grüffon vastu, kartes, et nad unustavad need ära enne istungi lõppu. Rumalad, alustas Alice valju häälega pahameeles, aga jäi kohe vait, sest valge jänes karjus, vaikust saalis. Ja kuningas pani prillid ette ja vaatas ärevalt ringi, et näha, kes rääkis. Alice nägi nii selgelt, nagu oleks ta vandemeeste selja taga seisnud, kuidas nad kõik kirjutasid tahvlitele rumalad ja ta nägi isegi, et üks neist ei osanud rumalaid kirjutada ja pidi küsima naabrilt abi. Enne istungi lõppu on nende tahvlitel korralik segadus, mõtles Alice. Kuningas köhatas paar korda ja luges siis ette pergamendirullilt. Esimene tunnistaja. Valge jänes puhus 3 korda trompetisse ja hüüdis. Esimene tunnistaja. Esimeseks tunnistajaks astus üles kübarsepp. Ta tuli kohale teetass ühes ja võileib teises käes. Palun vabandust, teie majesteet, alustas ta, et ma need kaasa tõin, aga mind kutsuti ära, kui teetamine alles pooleli oli. Oleksid pidanud lõpetama, ütles kuningas. Millal sa alustasid? Kübarsepp vaatas märtsijänest ja metsnugist, kes tal käevangus kaasa olid tulnud. 14. märtsil, arvan, ütles kübarsepp. 15. ütles märtsijänes. 16. lisas metsnugis. Kirjutage see üles, ütles kuningas vandemeestele. Vandemehed kirjutasid kõik 3 kuupäeva oma tahvlitele ja liitsid siis kokku ning taandasid naeladesse. Võta müts peast, ütles kuningas kübarsepale. See pole minu oma, ütles kübarsepp. Varastatud, hüüdis kuningas ja pöördus vandemeeste poole, kes selle kohe üles kirjutasid. Ma hoian neid, et müüa, lisas kübarsepp seletuseks. Mul ei ole ühtki oma, ma olen kübarsepp. Siis pani kuninganna oma lorneti ette ja hakkas kübarseppa nii teraselt vaatama, et too muutus kahvatuks ja hakkas rahutult jalalt jalale astuma. Anna oma tunnistus, ütles kuningas ja ära ole närvis, muidu lasen su koha peal hukata. See ei paistnud tunnistajad kuigi julgustavat. Ta astus kord ühele, kord teisele jalale, vaatas ärevalt kuningannat ja segaduses hammustas suure tüki teetassist. Just sel hetkel tundis Alice väga imelikku tunnet, mis teda mõne hetke pärast üsna segadusse ajas, kuni ta lõpuks taipas, mis lahti oli. Ta hakkas jälle kasvama. Esimese mõttega tahtis ta kohe püsti tõusta ja saalist lahkuda, aga mõtles siis järele ja otsustas siiski jääda, kuni ruumi jätkub. Palun ärge suruge nii kõvasti, ütles metsnugis, kes istus tema kõrval. Ma ei saa peaaegu hingata. Ma ei saa selle vastu midagi teha, ütles Alice väga alandlikult. Ma kasvan. Sul pole siin mingit õigust kasvada, ütles metsnugis. Ära räägi, ütles Alice julgemini. Sa tead ju ise hästi, et sa kasvad ka. Jah, aga ma kasvan mõistliku kiirusega, ütles metsnugis, mitte niisuguse naeruväärse tempoga, ja ta tõusis pahaselt püsti ja läks saali teisele poole. Kogu selle aja polnud kuninganna kordagi lornetist kübarsepa pealt ära võtnud ja just sel hetkel, kui metsnugis saali teisele poole läks, ütles ta ühele kohtuteenerile. Too mulle eelmise kontserdi lauljate nimekiri. Selle peale hakkas õnnetu kübarsepp nii värisema, et mõlemad kingad jalast lendasid. Anna oma tunnistus, kordas kuningas vihaselt, või lasen su hukata, olgu sa närvis või mitte. Ma olen vaene mees, teie majesteet,
alustas kübarsepp väriseval häälel. Ja ma polnud veel teed joonud rohkem kui nädal aega. See tähendab, võileivad hakkasid õhemaks jääma ja tee muutus kangemaks ja sädelev ja mälu. Mida sädelev, küsis kuningas. See algas teega, vastas kübarsepp. Muidugi sädelev algab teega, ütles kuningas teravalt. Kas sa pead mind lolliks? Jätka. Ma olen vaene mees, jätkas kübarsepp. Ja enamik asju sädelevad pärast seda. Aga märtsijänes ütles vahele. Ma ei ütelnud midagi. Sa ütlesid, ütles kübarsepp. Ma eitan, ütlesid märtsijänes. Tema eitab, ütles kuningas. Jätke see osa vahele. Noh, igatahes metsnugis ütles, jätkas kübarsepp ja vaatas ärevalt ringi. Kas seegi hakkab eitama? Aga metsnugis ei eidanud midagi, sest ta magas sügavalt. Pärast seda, jätkas kübarsepp, lõikasin veel ühe võileiva. Mis sa veel ütlesid, küsis kuningas. Ma ei mäleta, ütles kübarsepp. Sa pead mäletama, märkis kuningas, või lasen su hukata. Õnnetu kübarsepp viskas teetassi ja võileiva maha ja langes ühele põlvele. Ma olen vaene mees, teie majesteet, alustas ta jälle. Sa oled väga vaene kõneleja, ütles kuningas. Siin hakkas üks merisiga valjult plaksutama ja kohtuteenrid surusid ta 2 kotiga kinni. Kui see on kõik, mida sa sellest tead, võid lahkuda, jätkas kuningas. Madalamale ma enam minna ei saa, ütles kübarsepp. Olen ju niigi põrandal. Siis võid istuda, vastas kuningas. Siinkohal hõiskas teine merisiga rõõmsasti, ent ta suruti viivitamata vaikima. Nüüd on merisigadega lõpp, mõtles Alice. Nüüd läheb asi paremini. Ma pigem joon oma tee lõpuni, ütles kübarsepp ning heitis äreva pilgu kuningannale, kes luges lauljate nimekirja. Võid minna, ütles kuningas ja kübarsepp tormas kiiruga kohtust välja, isegi kingi jalga panemata. Ja võtke tal väljas pea maha, lisas kuninganna ühele ohvitserile. Aga kübarsepp oli juba enne seda ukse juures silmapirilt kadunud. Kutsuge järgmine tunnistaja, hüüdis kuningas. Järgmiseks tunnistajaks oli hertsoginna kokk. Ta kandis piprakasti käes ja Alice aimas juba enne, kui too kohtusaali jõudis, kes see on. Ukse lähedal hakkasid inimesed korraga aevastama. Anna oma ütlusi, ütles kuningas. Ei anna, vastas kokk. Kuningas vaatas ärevil ilmel valget jänest, kes osistas madalal häälel. Teie majesteid peab selle tunnistaja rist küsitlema. Noh, kui peab, siis peab, ohkas kuningas melanhoolselt. Ristis käed rinnal, kortsutas kulmu kokale, nii et silmad peaaegu kadusid ja ütles sügaval häälel, millest koosnevad pirukad. Enamasti piprast, vastas kokk. Melassist, kostis unine hääl tema selja tagant. Haarake see metsnugis kinni, karjatas kuninganna. Võtke sel metsnugisel pea maha, ajage see metsnugis kohtust välja, suruge ta maha, näpistage taga, kitkuge tal vurrud. Mõned minutid valitses kogu saalis täielik segadus, kuni metsnugis lõpuks välja visati. Kui kõik jälle rahunes, oli kokk juba kadunud. Pole midagi, ütles kuningas suure kergendustundega. Kutsuge järgmine tunnistaja. Ja ta lisas kuningannale vaiksel häälel. Ausõna mu kallis, sina pead järgmise tunnistaja rist küsitlema. See paneb mu pea päris valutama. Alice jälgis valget jänest, kes kobas nimekirja kallal ja oli väga uudishimulik, kes järgmine tunnistaja on. Sest tõendeid pole ju veel peaaegu üldse, mõtles ta endamisi. Ette kujutage tema üllatust, kui valge jänes kuulutas oma kõrgest pisikesest häälest kõige tipus. Alice. 12. peatükk. Alice'i tunnistus. Siia, hüüdis valge jänes. Alice hüppas ärevuses püsti, unustades täiesti, kui suureks ta viimase paari minuti jooksul oli kasvanud ja tõusis nii äkitselt, et tema seeliku äär tõmbas ümber vandemeeste pingi. Kogu vandemeeste pink läks ümber
ning 12 vandemeest lendasid pea alaspidi maha otse rahva sekka, meenutades Alice'ile elavalt seda korda, kui ta kodus suure kuldkala akvaariumi kogemata laualt maha pillas ja kõik kuldkalad laiali pudenesid. Oi vabandust, palun, hüüdis ta suure häbitundega ning hakkas neid nii kiiresti, kui suutis jälle kokku korjama, sest kuldkalade õnnetus ei läinud talle kuidagi meelest. Tal oli mingi ähmane tunne, et need tuleb kohe kokku koguda ja tagasi vandemeeste pinki panna, muidu nad surevad. Kohtuprotsess ei saa jätkuda, ütles kuningas väga tõsise häälega, kuni kõik vandemehed on jälle oma õigetel kohtadel. Kõik, kordas ta erilise rõhuga ja vaatas Alice'ile vihaselt otsa. Alice vaatas vandemeeste pingile ja nägi, et oli kiirustades ühe merisea pea alaspidi pannud. Väike olend vedeles abitult ringi ega saanud kuidagi püsti tõusta. Alice võttis ta ettevaatlikult kätte, pani õiget pidi ja mõtles endamisi. Eks nad ise ka vaevalt tea, kumb pool on üleval ja kumb all. Niipea kui vandemehed olid kukkumisest natuke toibunud ning neil olid tahvlikesed ja krihvlid tagasi antud, alustasid nad kohe väga usinasti kirjutamist kogu juhtunu kohta. Mis sul on tunnistada? Küsis kuningas Alice'ilt. Mitte midagi, vastas Alice. Täiesti mitte midagi, uuris kuningas. Täiesti mitte midagi, kinnitas Alice. See on väga tähtis, ütles kuningas ja pöördus vandemeeste poole. Vandemehed hakkasid just väga tähtis oma tahvlitele kirjutama, kui valge jänes sekkus. Teie majesteet, mõtles kindlasti ebaoluline, ütles ta väga austusväärselt, ent pisut pahasel toonil. Kuningas korrigeeris end kiiresti, muidugi ebaoluline, ja hakkas siis vaiksel häälel endamisi kordama. Tähtis, ebaoluline, tähtis. Justkui prooviks, kumb sõna paremini kõlab. Mõned vandemehed kirjutasid väga tähtis, teised ebaoluline. Alice nägi seda selgesti, sest ta seisis piisavalt lähedale, et nende tahvlitele piiluda. Aga see ei loe nagunii midagi, mõtles ta endamisi. Sel hetkel kuningas, kes oli juba mõnda aega oma märkmikusse usinasti kirjutanud, karjatas vaikust ning luges raamatust ette. Reegel 42. Kõik isikud, kes on üle kilomeetri kõrged, peavad kohtusaalist lahkuma. Kõik vaatasid Alice'i poole. Ma pole üle kilomeetri pikk, ütles Alice. Oled küll, ütles kuningas. Peaaegu 2 kilomeetrit pikk, lisas kuninganna. No igatahes ma ei lähe, ütles Alice. Pealegi pole see üldse päris reegel. Te ise mõtlesite selle alles äsja välja. See on raamatus kõige vanem reegel, väitis kuningas. Siis peaks tulema number 1, vastas Alice. Kuningas kahvatas ja sulges märkmiku kärmelt. Mõistki otsus, ütles ta vandemeestele madalal väriseval häälel. Palun teie majesteeti, tõendid tuleb veel, ütles valge jänes ja hüppas suure kiiruga püsti. See paber leiti alles äsja üles. Mis seal sees on? Küsis kuninganna. Ma pole seda veel avanud, vastas valge jänes, aga tundub olevat kiri, mille vang on kirjutanud kellelegi. See peabki nii olema, ütles kuningas, välja arvatud juhul, kui see oli kirjutatud mitte kellelegi, mis pole tavaline. Teate küll. Kellele see on adresseeritud, küsis üks vandemees. See pole üldse adresseeritud, ütles valge jänes. Tegelikult pole väljapoolel midagi kirjutatud. Ta avas paberi ja lisas. See polegi kiri, need on luuletused. Kas need on vangi käekirjas? Küsis teine vandemees. Ei ole, vastas valge jänes. Ja see on kõige veidram asi kogu asja juures. Ta peab olema kellelegi teise käekirja jäljendanud, ütles kuningas. Palun teie majesteeti, ütles padapoiss. Mina ei kirjutanud seda ja nad ei saa tõestada, et kirjutasin. Lõpus pole allkirja. Kui sa seda ei kirjutanud, ütles kuningas, siis teeb see asja ainult hullemaks. Sa pidid mingit pahandust plaanima.
muidu oleksid oma nime ausa mehena alla kirjutanud. Selle peale plaksutati üldiselt käsi. See oli esimene tõeliselt tark asi, mida kuningas sel päeval oli öelnud. See tõestab tema süüdi olemise, ütles kuninganna. See ei tõesta midagi sellist, hüüdis Alice. Te ju isegi ei tea, millest need räägivad. Lugege ette, ütles kuningas. Valge jänes pani prillid ette. Kust ma palun alustan, teie majesteet, küsis ta. Alusta algusest, ütles kuningas tõsiselt, ja jätka kuni lõpuni, siis lõpetad. Need olid luuletused, mida valge jänes ette luges. Nad ütlesid, et sa olid tema juures käinud ja mainisid mind talle. Tema andis minust hea tunnistuse, kuid ütles, et ma ei oska ujuda. Ta saatis neile sõna, et ma pole käinud. Me teame, et see on tõsi. Kui tema asja edasi jääb, mis sinust siis saab? Ma andsin talle 1, nemad andsid talle 2. Sina andsid meile 3 või rohkem. Kõik need tagasi temalt sinule jõudsid, kuigi nad olid enne minu omad. Kui mina või tema peaksime sellesse asjasse segatud saama. Ta loodab, et sina nad vabastad, täpselt nii, nagu me olime. Minu arvamus oli, et sina olid, enne kui tal see hoog peale tuli, takistuseks, mis tuli vahele. Tema, meie endi ja selle vahele. Ära lase tal teada, et tema neid kõige rohkem armastas, sest see peab igavesti olema saladus, mida hoitakse teiste eest sinu ja minu vahel. See on kõige tähtsam tõend, mida me seni kuulnud oleme, ütles kuningas, hõõrudes käsi. Nüüd võivad vandemehed, kui keegi neist oskab seda seletada, ütles Alice. Ta oli viimase paari minuti jooksul nii suureks kasvanud, et ei kartnud kuningat üldse vahele segada. Annan talle 6 penni, ma ei usu, et selles on tilkagi mõtet. Vandemehes kirjutas kõik oma tahvlile. Ta ei usu, et selles on tilkagi mõtet, kuid keegi neist ei proovinudki paberit seletada. Kui selles mõtet pole, ütles kuningas, siis säästab see meid tohutust tööst, sest me ei peagi seda otsima. Ja ometi ma ei tea, jätkas ta, laotades luuletused põlve peale ja vaadates neid ühe silmaga. Tundub, et siiski on neis mingi mõte. Ütles, et ma ei oska ujuda. Sa ei oska ujuda, eks ole, lisas ta, pöördudes padapoisi poole. Padapoiss raputas kurvalt pead. Kas ma nägingi selline välja, küsis ta. Kindlasti mitte, ta oli ju täiesti papist. Seniks kõik korras, ütles kuningas ja jätkas luuletusi endamisi pomisedes. Me teame, et see on tõsi, see on muidugi, vandemehed. Ma andsin talle 1, nemad andsid talle 2. See peab olema see, mida ta pirukatega tegi. Aga seal öeldakse edasi, kõik need tagasi temalt sinule jõudsid, sõnas Alice. Vaata, seal nad ongi, hüüdis kuningas võidukalt ja osutas laual olevatele pirukatele. Miski ei saaks selgem olla. Ja siis jälle, enne kui tal see hoog peale tuli. Sul pole kunagi hooge olnud, mu kallis, eks ole? Küsis ta kuningannalt. Mitte kunagi, karjetas kuninganna raevukalt ja viskas tindipoti sisaliku pihta. Õnnetu väike pill oli lakanud 1 sõrmega tahvlile kirjutamast, sest see ei jätnud jälgegi, aga nüüd hakkas ta jälle kiiresti kirjutama, kasutades tinti, mis tal näost alla voolas, nii kaua kui seda jätkus. Siis need sõnad ei sobi sinule, ütles kuningas ja vaatas naerdes saalilisse ringi. Valitses sügav vaikus. See on sõnamäng, lisas kuningas solvatud toonil ja kõik naersid. Vandemehed võivad oma otsuse üle mõelda, ütles kuningas umbes 20. korda sel päeval. Ei, hüüdis kuninganna, karistus esmalt, otsus alles pärast. Täielik rumalus, ütles Alice valju häälega, mõte karistus enne otsust. Või suu kinni, karjatas kuninganna ja läks lillaks. Ei või ka, vastas Alice. Maha tema pea, karjus kuninganna kogu häälega. Keegi ei liigutanud. Kes sinust üldse hoolib, ütles Alice. Ta oli selleks ajaks jõudnud oma täissuurusesse. Te olete vaid kaardipakk.
Selle peale tõusis kogu kaardipakk õhku ja lendas tema peale alla. Alice andis väikese karjatuse, poole hirmust, poole vihast. Proovis neid eemale peksta ja avastas, et lebab jõe kaldal, pea ões üles, kes õrnalt surnud lehti tema näolt ära pühkis, mis puude alt alla oli pudenenud. Ärka üles, kallis Alice, ütles õde. Appi, kui kaua sa oled maganud? Oi, mul oli nii veider unenägu, ütles Alice ja rääkis õele nii hästi, kui mäletas. Kõik need imelikud seiklused, millest sa just lugesid. Kui ta lõpetas, suudles õde teda ja ütles, see oli tõesti veider unenägu, kallis, aga nüüd jookse tee juurde, hakkab juba hiljaks minema. Nõnda Alice tõusis ja jooksis minema, mõeldes jooksu peal ja õigusega, kui imeline unenägu see oli olnud. Aga õde istus veel tükk aega paigal, täpselt nii, nagu Alice oli jätnud, pea käel toetamas. Vaadates loojuvat päikest ja mõeldes väikesele Alicele ja kõikide tema imelistele seiklustele, kuni temagi hakkas omamoodi und nägema ja see oli tema unenägu. Esmalt nägi ta und väikesest Alice'ist endast, jälle olid pisikesed käed tema põlve peal ristis, säravad innukad silmad vaatasid talle otsa. Ta kuulis justkui hääletooni, nägi seda veidrat pealoba, millega Alice alati silmi katvaid uitavaid juuksekarvu eemale tõukas. Ja kuna ta kuulas või tundus kuulevat, muutus kogu ümbrus elavaks tema väikese õe unenägude veidrate olenditega. Pikk rohi kaises jalge ees, kui valge jänes mööda tormas. Hirmunud hiir pritsis läbi naaberlombi. Ta kuulis teetasside kõlinat, kui märtsijänes ja ta sõbrad oma lõputut teed jõid ning kuninganna teravat häält, mis käskis õnnetutel külalistel päid maha lüüa. Jälle aevastas sealaps hertsoginnas üles, samal ajal kui taldrikud ja kausid tema ümber purunesid. Jälle kostis Greifi karje, sisaliku krihvli kriuksatus ja lämmatatud merisigade piiksatused. Segunenuna armetu kilpkon kvaasinutuga. Nõnda ta istus, silmad kinni ja pooleldi uskus end olevat imedemaal, kuigi teadis, et piisab silmi avada ja kõik muutub jälle tuhmiks tegelikkuseks. Rohi kahiseb ainult tuules, lomp lainetab pilliroo tõttu, kõlisevad teetassid muutuvad lühemateks lambakelladeks, kuninganna terav hääl karjase poisi omaks, sealapse aevastus, Greifi karje ja kõik teised veidrad hääled muutuvad taluõue segaseks lärmiks ja kaugelt kostev kariloomade ammuna võtab võltskilpkonna raske nutukoha. Lõpuks kujutas ta ette, kuidas see sama väike õde temast aja möödudes ise suureks naiseks kasvab, kuidas ta säilitab läbi kõigi küpsemate eluaastate oma lapsepõlve lihtsa ja armastava südame, kuidas ta kogub enda ümber teisi väikesi lapsi ja teeb nende silmad säravaks ja innukaks paljude veidrate lugudega. Äkki isegi kunagise imedema unenäoga, kuidas ta tunneb kaasa kõigile nendele lihtsatele muredele ja leiab rõõmu nendest lihtsatest lustidest, mäletades omaenda lapsepõlve ja õnnelikke suvepäevi.